Tere, kallid jatsisõbrad! Oleme siis Jatskaare kontoris ja meil on täna külas väga andekas basskitarrist Janno Trump. Mina olen Kaisa. Ja mina olen Henri. Ja see on Jatskaare podcast. Alustuseks ma tahaksingi rääkida siis ehk sellest, et eelmisel Jatskaare said sa sellise üsnagi maineka preemia Eesti noorte jatsmuusikute hulgas, ehk siis sa said Jatskaare noore džässitalendi preemia. Et kuidas see sinu jaoks siis oli või mis tundeid see sinust tekitas ja nii edasi? Mis tundeid see minust tekitas? See on võib-olla nagu keeruline küsimus. Eks ta alguses ikka kuidagi tuli väga ootamatult, kuigi see ütleme, oli teada, et ma nende kandidaatide seas seal olen juba, ma arvan, 6 aega enne seda auhinna võiti avalikustamist. Aga tegelikult ega ma nagu ei mõelnud selle peale, et ma nüüd võiks olla see üks. Ma usun, et tegelikult keegi ei saagi selle peale mõelda. Ja sellepärast see lõplik otsus saabki tulla ainult ootamatult. Aga loomulikult see on nagu ääretult positiivne siuke üllatus, kui siuke teade ikkagi tuleb. Et ma usun, et selle vastu ei saa ju ühelgi noorel muusikul midagi olla, kui talle selline auhind omistatakse. No ma alustaksingi siis hetkel sinu lapsepõlvest ja üldse sellest, kuidas sa muusikaga kokku puutusid, et su isa oli ka helilooja ja muusik, et kas tema oli siis see, kes sind natukene tagant lükkas või ajendas sind üldse muusikaga nagu lähemalt pistmist tegema? Jaa, mu isa tegelikult on siiamaani helilooja ja muusik, nagu ka tegelikult mu ema, kes on olnud kogu oma, viimast 30 aastat ikkagi solfeggio õpetaja. Ja sündides sellisesse keskkonda on kuidagi täiesti iseenesest mõistetav, et lõpuks jõuavad ka lapsed muusikani ja tegelikult seal ei peagi keegi väga suunama, et kui selle sees elada 24/7, et elu ongi selline, et isa mängib kodus kitarri ja ema klaverit ja niimoodi päevad läbi, siis tegelikult see muusika on üsna kiiresti üks osa ka lapse elust. Ja ma mäletan, et mina näiteks lasteaias keeldusin käimast, kui ma olin väike. Ma käisin hoopis emaga tööl kaasas, istusin solfitundides, olin vist 5-aastane ja tegelikult mind juba huvitas see, millest seal räägiti. Ja asjad läksid oma soodu ja leidsin ka mina lõpuks tee muusikakooli, küll mitte basskitarriga, vaid kõigepealt akordioniga. Ja sealt juba niimoodi sujuvalt edasi. Aga kindlasti vanemad on olnud väga-väga suured mõjutajad sellele, kes ma praegu olen. Aga ma küsiks sellist asja, et mis muusikat sa mäletad, sa lapsepõlves kõige rohkem kodus kuulsid? Et mingid bändid näiteks, keda nagu just sinu vanemad on sinule tutvustanud ja kes on saatnud sind läbi aegade? Siit hästi huvitav oleks nüüd vastata, et võib-olla Miles Davis või John Coltrane ei. Ma tegelikult ei kuulanud jatsi, ma arvan, et enne keskkooli tegelikult peaaegu üldse. Et põhikoolis ikkagi kuulati seda, mida sõbrad kuulasid. Ütleme, et Eesti pop, rock, selline nagu kõigil teistel minuealistel, et ja loomulikult mitte ainult Eesti, vaid ka väljast poolt muusikat, mida vähegi raadiost pakkuda oli, seda vastu võeti. Ja ma ei mäleta tõesti, et ma oleks nüüd kuulanud midagi sellist, mida teised ei kuulanud. Võib-olla ma juba tol hetkel ei saanud aru sellisest võib-olla väga klubilikust elektroonilisest muusikast, et seda ma võib-olla nii väga ei hinnanud, aga kõik, mis kostus mingit moodi bändide esituses, oli mulle väga vastuvõetav. Kui rääkides keskkoolist, sa käisid Tallinna 21. koolis keskkoolis. Ja. Teada tuntud ka selline muusikale pühendunud kool, et kas
selles koolis ka sinu nii-öelda muusikalised huvid olid jätkuvalt seal? Kas sa said kuidagi koolielus ka muusika loomisega näiteks kaasa lüüa? Mina läksin 21. peale põhikooli, ehk siis otse 10. klassi. Ja tegelikult neil seal just see põhikooli osa on äärmiselt tugeva sellise muusikakallakuga. Liivi Raula peab seal teatavasti poistekoor ja kõik sellised asjad sinna juurde. Kus sina laulsid ka? Mina ei laulnud seal, sest nagu ma ütlesin, ma läksin peale põhikooli ja mul olid kõik inimesed ja kaasõpilased olid täiesti uued, võõrad näod, kaasa arvatud ka õpetajad. Ja seetõttu ilmselt ka minu muusikalised huvid ei kerkinud seal õpetajate seas kohe võib-olla niivõrd märgatavalt esile. Küll aga võib-olla aastate jooksul ma lihtsalt ühel hetkel liitusin näiteks 21. kooli segakooriga ja sellised, ütleme, samm-sammult asjad nagu liikusid sinna poole, et puutusin ikkagi kooli sisese muusikaeluga ka aina rohkem kokku. Ja siis mäletan osalemist koolisisesel lauluvõistlusel näiteks keskkoolis ja nipet-näpet veel, aga küll ei olnud meie klassikaaslaste või meie lennu seas sellist koolibändi, kui näiteks aasta enne mind lõpetas Karl-Erik Taukar oma kamraadidega, siis nemad tegid niisugust juba tollal väga kõva koolibändi. Aga minul lennul see samm jäi kuidagi tegemata. Võib-olla ei olnud nagu õigeid inimesi, ma ei teagi, mis selle põhjustas tegelikult. Aga see bändi elu nagu kooli kuidagi siseselt nagu tol hetkel ei toiminud. See oli kõik nagu väljaspool kooli, jah. Aga kas sa siis keskkooli nii-öelda lõpuni oli siis su põhipill akordion? Või palju sa keskkooli ajal muusikaga kokku puutusid ja mis siis nagu põhiline väljund keskkooli ajal oli? Keskkooli ajal tegelikult ma enam akordionit ei mänginud, sest akordioni mäng lõppes mul vist, niimoodi küll inetu öelda, aga lõppes täpselt siis, kui lõppes laste muusikakool. Ehk siis, ma usun, et ma ei ole ainus, ütleme, laps, kes sellise valiku tegi, et ta on 7 aastat õppinud ühte pilli ja teatavasti, lastel on teisi huvisid ka peale pillimängu, eks ole, ikka tahaks minna õue jalgpalli mängima, sellel ajal, kui on erialatund. Ja teatud hetkedel see muusikakool võib-olla ei ole kõige meeldivam valik. Ja ma tundsin näiteks akordioniga seda sama, et ega harjutamisest nagu väga juttu ei olnud, seda nagu väga teha ei viitsinud. Ja see pill ikkagi jäi jälle sinna nurka niimoodi vaikselt tolmu koguma, kuni siis lõpuks see muusikakool lõppes ja sellel hetkel ma tegelikult juba olin natuke basskitarriga tuttav. Ehk siis minu isa hakkas võib-olla paar aastat enne muusikakooli lõpetamist nende samade muusikakooli õpilaste seas tegema niisugust väikest noorte või laste bändi, kus siis mina sattusin just nimelt basskitarri otsa, sest kõik teised pillid olid ära võetud. Saatus. Aga see on kõikidel bassimängijatel üldiselt nii. Aga loomulikult tänasel päeval ei oleks osanud nagu paremat pilli tahta. Ja tegelikult alates sellest, ma usun, et see oli umbes 5.–6. klass põhikoolis, kus mul tekkis esimene kokkupuude bassiga. Ja sealt sai see pill aina hoogu juurde ja kui see akordion seisma jäi, siis bass kuidagi juba oli olemas. Ja tegelikult samaaegselt ka akustiline kitarr, mis mul ka kodus olemas oli ja igapäevaselt niimoodi oma lõbuks seda sõrmitsesin. Et see on ka siiani jäänud. Aga praegu, kui sa oled juba selline edukas noor muusikas, vahepeal tuleb sellelt akordionikastilt tolmukiht ka maha ja võtad akordioni välja ja... Tead, huvitaval kombel ei tule, sest nüüd juba ka teadlikult, sest ma tean, et ma enam ei saaks sellega hakkama. Ma ei mäletaks neid mänguvõtteid. See pill oleks tegelikult täiesti võõras. Nüüd me siis jõuamegi selle hetkeni, kui sa lõpetad keskkooli või kui sa lõpetasid keskkooli ja iga noor siis ju seisab selle valiku ees, et mis nüüd edasi saab. Sinu elu oli ju muusikaga täidetud juba lapsest saati, et
kuidas siis tuli see otsus, et nüüd ma lähen Otsa kooli basskitarri õppima? Tegelikult see otsus juba oli niimoodi idee tasandil olemas enne keskkooli astumist. Ehk siis ma käisin põhikooli viimasel aastal isegi Otsa kooli sisseastumise konsultatsioonis, aga siis ma sain aru, et võib-olla vist ei ole veel õige aeg. Et nähes neid teisi kandidaate, kes seal ukse taga oma pilliga möllasid, siis mul kuidagi tekkis see mõte, et võib-olla veel mitte. Aga siis see keskkool oli siuke täpselt paras 3 aastat veel kõvasti oma pilliga tööd teha ja vaeva näha ja siis oli nagu aeg õige. Aga see jah, Otsa kooli idee oli tegelikult väga-väga ammu olemas, et hing ihkas sinna tegelikult minna juba põhikoolis. Ja ta oli siis nii-öelda ikkagi keskkoolist selles mõttes erinev, et seal sa enam ei istunud lihtsalt laua taga ja ei õppinud erinevaid aineid, vaid sa tõesti saidki mängida pilli, teha muusikat. See on ju väga lõbus, et kas sa juba Otsa koolis kohtasid inimesi, kellega sa näiteks siiamaani teed muusikat? Ja tegelikult mina sattusin Otsa kooli, ma olen seda alati olnud võib-olla väga-väga õigel ajal koos õigete inimestega. Ehk siis see aastakäik, kellega koos mina sinna kooli sisse astusin, see osutus kuidagi ääretult õigeks mulle endale, et neid muusikalisi ideekaaslaseid leidsin ma sealt juba tegelikult esimestel kuudel, esimesel poolaastal väga palju ja väga tugevaid. Ja tegelikult üks siuke väga selge kamp, kes sealt meie aastakäigust välja kujunes, nüüd kannab nime Ensemble Leeds 5, siuke ladina muusikabänd. Selle kambaga me mängime siiani koos. Teil oli just septembris oli Laines kontsert. Ja. Küll mitte enam nii tihti, kui tol ajal ei ole neid esinemisi, sest meil 5 liikmest 2 õpivad nüüdsest välismaal ja kokkusaamisi on ka seda võrd vähem. Aga suvel me ikkagi plaanime alati vähemalt 1 kontserdi teha, et alati siuke mõnus kokkusaamine jälle. Nii et võib öelda, et Leeds 5 on ikka veel koos ja toimib ja... Toimib kord aastas. Toimib kord aastas. No aga siis ongi alati midagi, mida oodata. Ja, endal ka. No täpselt. Nii, ja siis Otsa kool tehtud ja siis läksid EMTA-sse edasi, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse. Ja, see oli ka pigem nagu asjade loomulik käik. Ma arvan, et peale Otsa kooli lõpetamist tegelikult mul oli ka korraks variant, et äkki prooviks kuhugi näiteks Eestist välja poole mõnda tugevamasse muusikakooli. Aga siis ma juba sain EMTA-sse sisse ja siis mõtlesin, et okei, siis on nii, et vaatame, mis elu edasi toob. Aga mis see sinu jaoks nii-öelda Otsa kooli ja EMTA nii-öelda vahel, mis see kõige suurem nagu selline erinevus oli või kuidas mis on nagu EMTA-s, mida seal Otsas ei olnud võib-olla? Hea küsimus. Tegelikult, loomulikult õppejõud ikkagi on suuremas osas kõik erinevad, kui me nüüd vaatame Otsa kooli ja EMTA-t. Et see oli juba siuke väga hea värskendus iseendale, et saada teadmisi kelleltki teiselt. Ja EMTA-s neid teisi inimesi tuli väga mitmeid ette. Ja loomulikult see, et ta ikkagi on ülikool, et seal peab mõtlema ülikooli tasemel ja võib-olla kohusetunnet peaks olema sedavõrd natuke iseendale rohkem kui seal Otsa kooli ajal. Mõnikord ütleme lulli lüües. Okei, aga nüüd siis võiks ehk rääkida sinu nii-öelda praegusest bändist Ramp Conception, et ehk sa räägid natukene, kuidas see bänd üldse tekkis ja kuidas sa leidsid need liikmed sinna ja miks sa just sellise bändi otsustasid teha? No see alguslugu, ma olen alati öelnud, et see bänd lihtsalt tekkis kogemata, et mul ei olnud otsest plaani sellist 10-liikmelist kampa nüüd kokku ajada, et tulge teeme plaadi ja hakkame esinema. Lihtsalt ühel hetkel, ma arvan, et see oli umbes 5 aastat tagasi, hakkas mind võib-olla
tavapärasest rohkem huvitama muusika arranžeerimine ja just ütleme suurtematele koosseisudele. Ja ma tegelesin sellega oma pead niimoodi mõnda aega, katsetasin erinevaid koosseise ja ühel hetkel jäin pidama sellise koosseisu juures, kus oli 5 puhkpilli. Ja arranžeeringutest ühel hetkel tekkis mingisugune, ütleme juba pigem enda lugu ja seda edasi arendades sai see lugu ühel hetkel valmis ja siis ma mõtlesin, et kuna ta oli mul nii-öelda virtuaalsel kujul, ma ei olnud teda kunagi elavas esituses kuulnud. Ta oli mul niimoodi noodistusprogrammis lihtsalt sisse ehitatud ja see, kuidas ta sealt mulle vastu kõlas, see mulle tegelikult juba meeldis. Ja meeldis nagu nii palju, et ma tegelikult tahtsin väga teada, kuidas ta nii-öelda reaalses elus nagu kõlab. Ja siis ma kutsusin täpselt vastava koosseisu oma sõpru lihtsalt ühel hetkel kokku, ehk siis 2 trompetit, 2 saksofoni, tromboon, bass, trummid, kidra, klaver ja perkussioon. Ja siis jagasin need noodid kätte ja mõtlesin, et proovime. Ja siis täiesti juhuslikult oli siis sellel ajal ka tulemas Uno Naisso nimeline iga-aastane loomingukonkurss Otsa koolis. Ja siis see lugu kuidagi sai ka sinna saadetud ja sai ka sinna lõppvõistlusele ja lõpuks õnnestus sellega teenida isegi vist 2. koht välja. Ja tegelikult see igasugune koht selle asja juures jättis mind täiesti külmaks, aga pigem andis tohutut motivatsiooni igasugune positiivne tagasiside, mis peale seda ühe loo esitamist mulle osaks sai. See lugu oli Torumees ja see on selle esimese plaadi peal meil täiesti olemas. Et peale seda Torumeest lihtsalt asjad hakkasid oma soodu kulgema ja nendest innustustest kolleegide poolt oli nii palju kasu, et kuidagi sündis 2., 3., 4., 5. ja 8. lugu ja siis tegelikult oligi see plaadi materjal juba koos. Aga need inimesed, kelle ma sinna kutsusin, nagu ma tegelikult juba ütlesin, et need olid lihtsalt mu enda kõige lähedasemad muusikalised sõbrad võib-olla, kellele ma tean, et võib iga ilmaga helistada, et nad tulevad kindlasti, aitavad hädast välja ja nii ta kokku sai pandud. No see on üsna selline ainulaadne bänd Eesti muusikamaastikul just ka selles mõttes, et see nii-öelda omab endas väga palju erinevaid stiile, et seal ei ole nagu sellist väga konkreetset helikeelt, vaid seal nii-öelda segunevad väga paljud erinevad stiilid, et kas see ongi mingis mõttes see, mis siin selle suure koosseisu juures nii-öelda paelub, et sa saad katsetada erinevaid asju ja saad nagu teha nii palju erinevaid asju? Jaa, tegelikult küll. Et kui meil on näiteks väike trio koosseis, 3 inimest ja nüüd paneme siia kõrvale kas või selle 10-liikmelise suure koosseisu, siis tegelikult neid võimalusi on automaatselt, eks ole, meil 7 võrra rohkem. Et jah, see on siuke, ütleme, neid võimalusi on lõputult tegelikult, kuidas mingisuguseid muusikalisi situatsioone nende 10 inimese vahel nüüd lahendada. Ja see just tegelikult ongi kõige tugevam inspireerija võib-olla iseendale. Nüüd on teil väljas varsti ka siis 2. album. Kui esimese albumi nimi oli One, siis 2. album kannab nime Wait for It. Miks selline nimevalik? Nimevalik, tegelikult see on ka ühe loo nimi teiselt plaadilt. Ma lihtsalt olen elus kogenud seda, et teatud hetked ja teatud inimesed tuleb lihtsalt ära oodata. Ja neil on kõigil oma aeg, millal nad su ellu saabuvad. Ja nii ongi, et seda nagu ise kuidagi pushima või muutma hakata kohati isegi ei ole mõtet. Ja tegelikult sellest ka räägib see lugu ja sellest räägib ka see terve plaat. See on väga ilus mõte. Nii et siis tegelikult ka 2. album tuleb nii hea, et seda on väärt oodata. Jaa. Ma ise küll ootan. Ma arvan, et me kõik ootame. Aga kuidas näiteks, kui võrrelda nüüd esimese albumiga, muidugi ei ole ilus oma lapsi võrrelda, aga et esimesest albumist, kuidas võib-olla 2. album erineb, et kas sa arvad, et
kuna te nüüd bändina olete ka rohkem nii-öelda harjunud üksteisega, teie stiil võib-olla on rohkem välja arenenud mõnes mõttes, et kas see sisu ja stiili kõla mõttes kuidagi erineb ka? Kindlasti. Kui nüüd just nagu sellelt koosmängu vaatevinklist lähtuda, siis ma usun, et ütleme, iga bändi esimene ja iga järgmine plaat erinevad tegelikult koosmängu poolest juba väga palju. Et mida rohkem neid aastaid sinna alla koguneb, seda tugevam on see iga inimese omavaheline kontakt ja see väljendub ka muusikas tegelikult väga selgelt. Aga mis näiteks nende 2 plaadi puhul on niisugune minu enda jaoks suurem erinevus on see, et nüüd teise plaadi puhul me salvestasime lisaks helile ka videopildi igale loole. Ehk siis kogu plaat sai üles võetud nii helis kui pildis. Ja avaldatakse siis küll füüsiliselt CD näol, aga siis ka YouTube'i videode näol iga loo osas. Üks peaks juba üleval ka olema. Üks on üleval, jah. Üks on üleval. Ja teine on tulemas esmaspäeval. Selge. Siis me ootame ka põnevusega seda. Aga siis võib-olla, kui sa juba mainisid seda, et kuidas selle albumi tegemine käis, et kogu see protsess, te võtsite selle ilmselt natuke suuremalt ette kui eelmine kord. Et näiteks teie plaati siis miksis ja nii-öelda masterdas, kui nii võib öelda eesti keeles. José Diogo Neves Portugalist, kes on teinud koostööd veel Lexol Dance Machine'i ja Elephants from Neptune'iga, Linda Kanter, kellega sina teed ise koostööd. Et kuidas tema teieni jõudis või kuidas teie jõudsite tema? Kuna José on pärit Portugalist, siis ta on just José. José, selge. Mitte Hispaania pärane José. Tegelikult mina tundsin Joséd juba võib-olla paar aastat tagasi. Ta on Eestis elanud nüüd vist minu meelest 7 aastat. Ja ta on üks, vaatamata sellele, et ta on lihtsalt erakordselt meeldiv inimene, on ta ka tohutu professionaal omal alal ja temaga koostööd teha. Mul tegelikult enne seda plaati ei ole olnud võimalust, enne seda enda teist plaati. Aga ühel hetkel, see oli vist äkki detsembrikuus, ta ise kirjutas mulle ja ütles, et kuule, et mis su mõtted on, et minul on üks mõte, et ta tegelikult tahtis meid väga salvestada juba ammu. Ja ühesõnaga nüüd, kui minul oli sama mõte ja temal oli sama mõte ja temal oli ka üks väga, ütleme, ma ütleks üks Eesti paremaid muusikavideo režissööre niimoodi omast käest kohe võtta, Martin Randalu, siis kogu see komplekt lõpuks sai niimoodi koostatud, et ma usun, et see oli jaanuari keskel, kus see lõplik plaan sai lõpuks kinni löödud. Ja siis oli veel pool aastat aega. Aga José kohta on ainult kiitvad sõnad öelda, sest tõesti siukse nii positiivse ellusuhtumisega inimest esiteks on nagu Eestist päris raske leida. Ja teiseks just see tema professionaalne pool, et mis mulle näiteks isiklikult tema juures võib-olla kõige rohkem meeldib, on see, et ta laseb muusikutel kõlada nii, nagu nad reaalselt kõlavad. Ehk siis täiesti naturaalselt, ilma igasuguse liigse mudimiseta, laseb ta sinna plaadi peale panna iga muusiku oma soundi. Et seda on ka tegelikult kohati keeruline saavutada. Üldiselt tahetakse ikka kõik asjad iga poolt autotuunidest ja kohtadest läbi lükata veel mitu korda, et asi oleks filigraanne. Aga selle filigraansuse all teinekord kaob elu. Aga Joseel on see elu alati olemas. Et see on tema töö juures kõige minu meelest märkimisväärsem faktor. Et ta toob selle naturaalse ilu lihtsalt siis muusikast välja. Loodame seda siis albumil kuulda. Te esitlete Trump Conceptioniga enda teist plaati siis
nüüd lähiajal ka sügisdžässil. Milliseid emotsioone ja milliseid mõtteid sina või siis terve ansambel tahate kuulajas tekitada? Et milliseid emotsioone sa soovid, et see muusika inimestes tekitaks, milliseid mõtteid võib-olla võiks inimesed mõelda, millele tähelepanu pöörata, kui nad neid lugusid kuulavad? Ma usun, et iga inimene leiab sealt ikkagi oma. Et see, mida mina tunnen, ma isegi ei ole seda kellelegi kunagi rääkinud, et millest mingi lugu konkreetselt minu jaoks kõneleb. Ja ma leian, et ma ei peagi rääkima, sest iga inimene leiab, kuna need on instrumentaallood, meil ei ole ansamblis lauljat, ehk siis ühtegi sõna sealt lavalt ei kostu, siis seda lihtsam on tegelikult jätta see ruum igale inimesele mõelda, mis see lugu tema jaoks võiks tähendada. Et see on see, mille poole ma olen alati nagu pürginud. No nüüd Drum Conceptioniga tulevad ilmselt siuksed üsna kiired ja tegusad ajad, aga sa oled ka, nagu me enne rääkisime sellest Late Five'ist ja sa oled paljudest teistest koosseisudes, et kas tulevikus on nagu plaan ka nendega rohkem tegeleda või mis sul nii-öelda järgmise aasta-2 üldse plaanid on? Jaa, meil tegelikult just lõppes ka Linda Kanteri plaadi esitlustuur või lõppemaas, sest meil viimane kontsert on laupäeval Sillamäel. Ja see võttis nüüd sisuliselt terve septembri, niimoodi enam-vähem, kui nüüd ümardada. Aga siit järgmised plaanid hetkel on veel natuke raske öelda. Me oleme Drum Conceptioniga proovinud ka siin, viimase poole aastaga saada jalga vahele välismaa kontsertide osas ja tegelikult suvel me juba andsime ka 2 festivali kontserdit, ühe siis Lätis Saulkrastis, teise Leedus Klaipedas. Ja seda suunda kindlasti prooviks edasi jätkata, et vastuvõtt seal mõlemal pool oli äärmiselt soe ja tagasiside ka väga positiivne. Ehk siis, aga see on niisugune suurem teema, mis kindlasti võtab lihtsalt aega ja võibki võtta aastaid, 5 aastat või koguni 10, et siin on kannatlikkus on põhiline märksõna. Siis ma veel tahaks küsida, et nii-öelda Eesti see jatsu muusikamaailm on niisugune üsna lai ja on palju noori andekaid muusikuid kui ka palju vanemaid tegijaid, et keda sa nii-öelda soovitaksid inimestel kuulata ka siis Eestit või kas või välismaalt, mingisugused enda vanad lemmikud juba, et mida sa soovitad inimestel kuulata, kes sooviksid rohkem selle alaga tutvuda? Eesti džässielu on praegu elamas minu meelest üleüldse oma hiilgaegu võib-olla. Vaadates, mis meil siin igapäevaselt toimub, siis siit neid nimesid võib jäädagi niimoodi ette kandma. Aga kui ma nüüd lähtun enda seisukohast, enda mõjutajatest võib-olla, kui nüüd pööran selle küsimuse niipidi, siis mina jõudsin džässi juurde ikkagi ilmselt läbi ühe konkreetse tegelase, kelle nimi oli Jaco Pastorius, üks bassimängija Ameerikast, keda enam kahjuks meie hulgas ei ole, aga kelle jälg, ma arvan, et kestab veel väga-väga pikka aega. Ja tegelikult tema oli ka, lisaks kõigele muule oma väga virtuoossele bassimänguoskusele ka oma enda big bändi juht ja võib-olla, kuna ma olen tema muusikat kuulanud tõesti väga-väga palju, siis võib-olla just see on ka see koht, kus see puhkpilli kooskõla on kuidagi minuni jõudnud. Samamoodi üks minu suuri lemmikuid Michel Camilo, siuke ladina jazz pianist, ja Yellow Jackets loomulikult üks minu suuri lemmikuid läbi aegade, Richard Bona. Neid kõiki soovitaks mina näiteks igal inimesel väga-väga kuulata. No Jaco Pastorius on nii-öelda teatud kui tõesti nagu selline suur virtuoos, et ta teeb nii-öelda imesid oma pillil, et kui nii-öelda tavaliselt on nii-öelda basskitarri roll nii-öelda bändis ikkagi rütmisektsioonis, siis et kuidas sinu jaoks on, et kas sina ikkagi muusikuna pigem tahad enda loomingus just basskitarri nii-öelda edendada soolopillina või on sinaks ikkagi mingisugune
kohtade täitmise pill või kuidas, mis roll nagu sinu muusikas ja sinu jaoks basskitarril on üldse? Minu jaoks, kui ma nüüd enda muusikast räägin, siis bassil ikkagi on jäädavalt bassifunktsioon. Ehk siis see võib olla küll minu nimeline projekt, nagu meil antud hetkel on Trump Conception, ja ma võin sellele muusikat luua, aga mis minu jaoks on kõige olulisem iga loo juures, on see, et tal on toimiv groove. Ja selle groove'i minu jaoks loovad, ütleme siis, niisugused muusikalise põhjainstrumendid, trumm, bass, harmooniapillid. Ja kui seda bassi sealt sellisel kujul ei oleks, siis minu jaoks oleks midagi väga puudu. Ehk siis ikkagi see vundament, mis bassiga luuakse, minu meelest see on see, mis mind võib-olla ka selle pilli juures kõige rohkem köidab. Ütleme nii, et praegu Trump Conception on siis sinu üks suurimaid projekte, nagu sa ütlesid, siis sa tahad seda veel edendada, minna ehk välismaale, loodame näha ka siis veel uusi albumeid. Aga mis on veel tulevikuplaanid, on sul mingeid põnevaid projekte veel silmapiiril, mida sa nüüd näed ennast selle aasta jooksul veel tegemas? Selle aasta jooksul veel tegemas. Midagi väga uut ma teile praegu niimoodi kohe välja tuua ei oska. Aga küll on tegutsevad kõik võimalikud endised kollektiivid. Ma olen endiselt seotud näiteks, nagu mainitud juba Linda Kantari kvartetiga, Lates 5, kes tegutseb küll harva, Swinging Sisters and Band. Kes on tõusev täht ka sama. Ja samamoodi lisaks kõigele muule veel ka üks siuke mõnus coverbänd Funkifies, kellega me oleme võib-olla nüüd 6 aastat juba koos mänginud, aga kellega on alati tore kokku saada. Ja nendega annad sa ka siis live-kontserte ja tihemini siis kui näiteks enne mainitud Lates 5-iga? Ja tihemini küll, sest me elame kõik Eestis ja me oleme kogu aeg Tallinnas olemas. Tore, siis tuleb ka nendele kontserditele jõuda millalgi. Aga aitäh sulle, Janno, tulemast külla. Aitäh kutsumast. Ja Jannot koos siis Trump Conceptioniga saab näha siis 28. septembril kell 5 Kumu oktoobris, täpselt. Kell 5 Kumu auditooriumis ja tuleb siis põnev, sest uus plaat on kohe väljas. Ja tuleb põnev, sest meil on ka lisaks tavapärasele 10 liikmele veel kavas mõni lugu koos Keelpilli kvartetiga. Nii et seda põnevam saab olema. Aitäh kutsumast.